Nii, karantiini aeg, raske aeg, kõik on kodus, kõigil on igav, kõik vaatavad videosi ja mina olen siin siis, et teile ühte sihukest videot, mida vaadata, pakkuda. Kui kuulete sihukest küüneklõbinat vastu põrandat, siis ma vabandan kohe ära, mul on koer, Bella, kes liigub siin ringi ja ta teeb natuke häält, et ma loodan, et see teid väga ei häiri. Mis me täna aga teeme? Me vahetame mu arvutil natuke juppe ja miks me seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et ma tahan näidata, et tegelikult sihukese arvuti nii-öelda juppide vahetamine ei ole üldse raske töö, seda saab täitsa kodus ise teha, ei ole vaja tormata kuhugi mingi ettevõtte juurde, kes selle teie eest raha eest ära teeb, saate jupid tellida internetist ja saate selle kenasti ise ära teha. Nüüd, kuna mul on laptop, siis laptopidel teadupärast ei saa väga palju juppe vahetada, ma ei saa siia panna uut videokaarti, ma ei saa siia panna uut protsessorit, mida ma saan teha, ma saan suurendada RAM-i ja ma saan suurendada ka SSD suurust ja seda me täna ka teeme. Enne kui me pihta hakkame, siis ma tahan teile südamele panna ka seda, et kui teil on arvutis mingeid tähtsaid faile, siis kindlasti salvestage need kuhugi välisele kõvakettale ümber või siis näiteks kas või sihukesele väiksele mälukaardile, ma loodan, et seda on näha. Mul on siin 128 gigane mälukaart, kuhu ma oma asjad olen tõstnud ja lisaks sellele, kui te panete uue kõvaketta sisse arvutisse, siis seal arvatavasti ei ole mitte midagi peale installitud, kaasa arvatud Windowsit. Selle jaoks pakub Microsoft tegelikult oma kodulehel sihukest väikest tarkvara, mille te saate installeerida siis väiksele mälupulgale, et kui te arvuti panete peale juppide vahetus käima, siis ta hakkab siit pulga pealt automaatselt installima seda Windowsika arvutile ja kui teil on litsents olemas ja see on teie kontoga seotud, siis te ei pea muretsema selle pärast ka, et jääte ilma ametlikust siis Microsofti litsentsist. Ühesõnaga, ma loodan, et see jutt ei olnud väga segane, ma tahan näidata, et tegelikult see protsess ja kõik selle juures on väga lihtne, seega hakkame pihta, vahetame kaameranurga ära ja teeme selle arvuti lahti. Nagu te näete, siis siin on väiksed siuksed viispeaga kruvid, kuidas iganes neid nimetatakse. Selle jaoks on mul siuke väike kruvikeeraja. Ma ei tea, seda näha on, siit vist on. Kindlasti, kui nüüd arvutit tagant lahti teete, siis ma tean, et Dellil on hästi pehmed siuksed kruvid siin. Seega, kui te neid teete lahti, siis keerake neid hästi ettevaatlikult ja hästi niimoodi rahulikult ja kui kinni tagasi panete, siis ärge liiga kõvasti kinni keerake, sest te võite need ära muljuda ja pärast ei saa seda arvutit enam üldse lahti, kui selleks peaks vajadus tekkima või see on siis ühesõnaga väga raske. Aga hakkame siit otsast minema. Ja muidugi enne kui üldse arvutit lahti hakata võtma, siis veenduge, et see on korralikult välja ka lülitatud, et lihtsalt klappi kinni panemisest ei piisa, kui ta unerežiimi läheb, vaid ta tuleb ikka täiesti välja lülitada ja tuleb hetk oodata, et ta maha ka jahtuks. Ja kaks viimast kruvi nüüd selle arvuti puhul on siin väikse siukse klõpsu all ja need käivad siis nüüd tavalise kruvikeerajaga lahti. Ja nüüd, kui kõik kruvid on kenasti väljas, tuleb see pealmine paneel lihtsalt kerge siukse võtmisega ära, eks. Kõigepealt paneme siis RAM-i ära. Ma panen kindlasti nende toodete lingid ka descriptionisse, et võib-olla kellelgi on sarnane arvuti, võib-olla üldse täpselt sama mudel, siis saate need samad jupid osta. Aga üldjuhul, kui te läpakal juppe vahetate, siis kodulehel peaks olema tootjal ka kirjas, millised jupid sinna täpsemalt sobivad. RAM iseenesest siit arvutilt sellel mudelil käib väga lihtsalt ära ja ma eeldan, et teistel mudelitel tegelikult see süsteem on sama. Siin on siis kaks RAM-i, eks ole, mõlemad 4 giga. Meie paneme mõlemale 16 giga. Ja nagu te näete, ma võib-olla zoomin natuke sisse. Nagu te näete, siis siin on siuksed väiksed klambrid, mis käivad imelihtsalt lahti ja siis ta tõuseb see RAM natuke ülespoole, eks ole. Ja siis ta saab ilusti oma pesast niimoodi välja tõmmata. Võtame teise ka, samamoodi, klambrid lahti, hopsti pesast välja ja paneme kõrvale. Ja uus RAM läheb siis sisse lihtsalt täiesti tavaliselt hops sisse ja nüüd, kui ta on siin kenasti sees, siis kinnituseks lihtsalt muud ei olegi vaja teha. Kui vajutate selle poole alla, kuulete klõpsu ja ta peaks olema kenasti see ära kinnitatud. Need klambrid on kinni, katsute ka, siis on tunda, et ta ei liigu paigast. Nii, paneme teise ka, samamoodi. Lihtsalt siia pessa sisse, vajutame alla natuke, klõpsti ja ilusti on RAM vahetatud. SSD nüüd sellel arvutil on meil siin.
võtame siis SSD ketta ka karbist välja. Opsti, ühesõnaga SSD on meil arvutis siis siin, eks. Ta on siit otsast väikse kruviga kinni ja uus SSD, kui me ta sisse paneme, samamoodi siis siit otsast, ühest otsast kinnitub selle kruviga ja teises otsas on see pesa, kuhu ta läheb. Vana lahti tegemiseks ei ole muud vaja kui kruvikeerajat. Selle katsume kenasti sinna pessa sisse saada, kuna mul statiiv on ees, siis mul on nii raske siin keerata seda, aga vist saime hakkama. Keerame kenasti selle kruvi lahti ja kohe, kui ta lahti on, siis peaks see SSD samamoodi siit kenasti üles hüppama, nagu ka RAM tegi. Nii, täpselt, paneme korra kruvi kõrvale. Hüppas üles, nüüd saame ta lihtsalt siit niimoodi välja võtta. Seal taga on siis SSD-ga kirjas, et me kindlad olla, et me õige asja lahti võtsime. Juus läheb siis samamoodi asemele. Paneme ta siia pessa. Paneme kruvi kenasti kinni. Jälle mitte üleliia kõvasti, aga piisavalt, et ta lahti tuleks. Nii. Ja põhimõtteliselt kogu protsess ongi tehtud. RAM on sees, ilusti kõvasti klambritega kinni, SSD on sees. Ja nüüd ongi jäänud lihtsalt panna siis arvuti taga, paneel tagasi, mida tegelikult üldse nagu raske ei ole panna, aga ma näitan siis sellega videos ära. Lihtsalt põhimõtteliselt paned siia sama pidi ta tagasi peale, nagu ta oli. Eks käivad väiksed klõpsud, siis sa tunned, et ta on juba kinni. Ja siis hakkad teda lihtsalt otsast nende väikeste 5 pea kruvidega kinni keerama. Nii, ja paneme käima, vaatame, kas ta läheb käima nüüd, kui jupid on vahetatud. Midagi siin toimub. Jah, tundub, et töötab. Mälupulk on sees, peale sai installitud siis see tarkvara, millega Windowsit installib. Ja seda installiprotsessi ma nüüd teile rohkem näitama ei hakka. Kui tahate, siis teeme sellest kunagi eraldi video. Aga nagu näha, jupid on vahetatud, arvuti läks käima, ilmselgelt kõik töötab. Ja nii see protsess välja nägi. Ma loodan, et mu kommentaarid selle video juures olid piisavad, et teid aidata. Kindlasti teil kõigil ei ole sama arvuti, mis mul, eks ole. Kindlasti mõnel on lauaarvuti, mida iganes. Aga selle video võte ei olegi nüüd näidata, et selle konkreetse mudeli peal, kuidas asjade vahetamine käib, vaid ma tahan teile näidata, et üldse sellise asja tegemine ei ole nagu midagi, mida karta ja seda saab igaüks kodus teha. Kui mina saan sellega hakkama, siis ma ei näe põhjust, miks keegi teist sellega hakkama ei peaks saama. Kui te saite sellest videost mingisugust väärtust, siis kindlasti andke sellest märku, pannes sellele videole like ja tellides mu kanal. Sest võib-olla neid riistvara videosi nüüd küll palju ei tule, aga siia tuleb kindlasti väga palju muud ägedat stuffi. Ühesõnaga, tänan väga, et te vaatasite. Alati on siiras rõõm näha, kui keegi üldse vaatab ja kohtume järgmine kord.